millal on disain? Suhteliselt keeruline küsimus on ju, eks, et on kogu aeg. Kõik, kui te tulite nüüd kuulama, eks minu siukest disainifilosoofilist analüüsi viimase ajastu arengutest, siis seda ei tule, seda ma ei räägi. Üldse ma kogu selle ülikooli asja jätsin nagu formaadist välja. Selle kutse peale ma sain järele mõeldes aru, et ma olen olnud 28 aastat disainer, enne seda siis 6 aastat õppisin ka, et päris pikk aeg. Ja vaatasin läbi kõik need kastid ja need vanemad kraam, see on ju paberi peal, see on nagu alles palju ja see oli päris huvitav nädalavahetus mul. Ja siis üritasin läheneda sellele oma karjäärile süsteemselt, jagades selle siis oma arust loogilistesse etappidesse ja neid proovin teiega siis nagu jagada ja vaadata, et kuidas see ühiskond meie ümber on muutunud ja millal see disain siis seal oli. Aga et algusest alustada, siis ma olen disainis ikkagi nagu üles kasvanud, et kes siin on nooremad, võib-olla ei mäleta niisugust purki, aga siin 2 vahe edasi on see, seal stendis on see kann. Ma ise mäletan seda küll treeninglaagris, sellega toodi teed õhtul, aga siin on sinepi pulbriga jalavann. Ma jätan pikema tüki nagu vahele. Ja siis jõuame sinna, kuidas ma ülikooli lõpetasin. Ma õppisin tööstusdisaineriks. Tööstusdisain on siuke eesti keeles siiamaani me ei ole nagu sellele õiget nime leidnud, et kuidas seda nagu sõnastada, aga see kõlab justkui nagu valesti. Aga oma lõputööks tegin ma üllatusena iseendalegi tükikese mööblit. Selle väljakutse esitas mulle Iirimaa tolleaegne juhtiv disainibüroo, kes arvas, et ma oleks õige mees vaatama tulevikku. Tulevik oli siis aastal 2005. Et missugune see kontorimööbel siis võiks olla. See tundus mulle niisugune, ühelt poolt meie vahelise kokkuleppe lõhkumine, et meil oli kokkulepe, kuna ma vahepeal Iirimaal õppisin, et ma teeks neile magistritöö, aga mitte et mööblit, ma polnud ühtegi mööblitel teinud. Ja see võib tunduda siin, et mis vahet seal on ju. Aga Helsingis korus allpool oli nagu 60 matsi, kes iga päev tegid mööblit. Aga minu tolleaegne professor, kellele ma siis oma mured kaebasin, ütles, et ei, Martin, see ei ole mingi probleem, et ega sissarid, soome keeles siis sisearhitektid, et sissarid ei oska mingit kontorimööblit teha, et seda teevadki tööstusdisainerid. Ja tegelikult see asi siis on kujundanud minu järgnenud karjääri. Iiri partneriga läksid suhted kohe sassi, sest nende arusaam tulevikust oli teistsugune. Nad oletasid, et see on niisugune nagu plastmassist ergonoomiline masin, mille sees sa oled ja siis liigutad. Minu asi on villast ja naturaalsest linoleumist ja täis puidust, malmist valatud hästi ehe. Aga idee oli selles, et see liigub, et see peab võtma endasse mitu inimestel. Oli 2 tiiba, mis nagu liikusid. Ja kas see töötab või ei tööta, nädalavahetusel tähendab, töötas päris hästi veel viimane nädalavahetus, et loomingulised inimesed enamasti 2 vahel üksinda teevad siin tippkino. Ja kui küsitakse, mis su kõige vanem nagu taies on, siis see on töös. Aga nüüd tulles siis nagu selle päris töö ja karjääri juurde ja kahjuks meil on ilma vaheajata see esitlus, et ma pidin kõik nagu pikemad anekdoodid välja jätma ja siis mul on vist võib-olla 15 lühemat lugu, kus ma siis proovin seda vaadata. Ja nüüd, et ise oma töid vaadates, siis ma panin nad etappidesse ja tekitasin mingi süsteemi, et kuidas aru saada, et millal üks etapp on või teine. Ja
Ja siis üks siuke küsimus on see, et lapsepõlves ma tegin sporti, on ju, siis disainerina ka loomingulise inimese, sul peab olema nagu see vastasmängija, kellega sa võistled. Ja seal tuleb see et võistluses, et aga mida me mõõdame, mis on kõige parem, et disainer tavaliselt ei ole see, kes mõõdab palju raha tuleb, eks selleks on ettevõtja. Ja see oli üks aspekt, kuidas seda vaadata. Teine oli siis võib-olla selle töö sisu. Ja selle töö tulemusel ma sain Mardelasse tööle. Ja siis see oli töö, mida ma ei mäletanud, aga sobrades oma arhiivis leidsin niisuguse faksi või siis selle materjali, mis läks faksi, on ju, kes. Ja siin see on saadetud Pekkale. Pekka Toivola oli minu siis esimene mentor nagu elus. Ja see on siis selliseks situatsiooniks nagu praegu tegelikult mõeldud sirm, mis käib kokku lahti, on ju, kuhu saab projektoriga näidata pilti peale, eks. Pekka ütles kuldsed sõnad, et see on nagu noore disaineri töö, et kõik need, kes ülikoolist tulevad, nad panevad igasse asja, tuleb panna sisse hinged. Ja kui tegemist on, näiteks kui tegemist on küünlajalaga, siis vähemalt ühe hinge ikka noor disainer küünlajalga paneb. Et siin on siis nagu, on ühed hinged, see ei läinud tootmisesse. Aga siis me käisime Pekkaga Esburgeris ja ma sain oma esimese korraliku briefi. See oli Salf Rätikule joonistatud, mis peab tegema. Hiljem ma olen mõistnud selle esimene kohtumine nagu siukse disaini juhiga, kes andis läbimõeldud ülesande noorele disainerile, ta teadis, et see mees oskab hingi teha. Laud, mis käib kokku, lahti, võib veeretada ja teeb oma tööd. Ja ma pusisin tubli aasta sellega. Ja valmis ta sai. See seeriasse kuulus ka siuke sirm. See oli lennukivineerist tehtud, hästi elegantne hingedega loomulikult. Ja siis ma pärast olen mõelnud, et miks siis me neid hinge sinna panime, eks? Ja nüüd ma mõtlen, et kui ma enne ütlesin, et ma otsisin seda, et kellega sa vastandud. See nagu noored disainerid, kes olid õppinud tolleaegses läänes, on ju, meil oli ikkagi üsna teistsugune elu siin. Siis sinu jaoks see maailm oli valmis. Kõik asjad olid ju tehtud, aga tuli ikkagi teha mingi parem asi. Ja kui sa nüüd panid sinna hinge, siis sellel asjal oli nagu kaks. Sa said liigutada. Tekkis nagu kaks olekut. Ja siis tundus, et kaks olekut on parem, sest nad võimaldavad erinevat asja. Ja muuseas praegu noored disainerid, nad endiselt panevad hingi igale poole ja teevad uste ja tiibadega asju. Aga ma arvan, et see on selline loomulik etapp, et sellest tuleb nagu üle saada ja aru saada, et neid eesmärke, mille poole püüelda, et on ilmselt enamgi. Nüüd võib-olla nagu vahemärkusena, et kust ma siis nagu tulin. Et see oli nagu Mardela kontseptsioon sel ajal 25 aastat tagasi Freedom on Wheels, kus kontoris kõik on liigutatav, inimestel ei ole oma vaba töökohta, võtad oma asjad, kärutad enda juurde, lauad käivad kokku, seisukõrgusel lauad. Meile tundub see võib-olla nagu tulevik, kuhu me oleme täna jõudnud. See oli seal normaalsus, on ju. Ja siis otsustas Soome riik, et neil ei ole disainerite valdkonnas, tööstusdisainerite valdkonnas nagu tapvat puudust ja minu tööluba ei lõpetatud, vaid sai otsa ja ei pikendatud. On ju. Et siis sealt algab minu järgmine etapp. Millele ma panin siis siukse pealkirja nagu idanemine ja ärge seda segamine idufirmadega. Ja nüüd sa avastasid ennast järsku täiesti teises maailmas. Et kus see, mille poole sa püüdsid, oli teispool lahte või lennukiga sõita. Aga need vahendid, et kuidas neid asju teha,
ma arvan, et need olid 100 korda väiksemad meil. Ehk et kuidas me nüüd teeme asja, mis on sama hea, aga me ei saa seda nii teha, nagu nemad teevad. Ja siis tuli kuidagi üle kavaldada. Tööstusdisain, masstootmine, tehakse vormid, asjad, rakised. Eelarves niisuguseid ridu tol ajal ei olnud. Taheti teha asja, keegi mõtleks välja, ja siis see pidi lihtsalt tehtama. Ja siis üheks meie siukseks, ja siis me töötasin koos Edinaga, koos tihedalt käsikäes. Esimeseks üheks partneriks oli meil Jalaks, kellel oli toru painutamise masin. Siis kuidas teha tooli? Et ta näeks nagu tool välja, ta oleks mingi iva ka, mitte et lihtsalt kopeeriks mingit tooli. Aga me ei saa teha seda tooli vormida ja siis me üritasime mängida plastlehtedega ja tühjade kohupiimatopsidega. Ja sealt sündis tool nimega Liblik, mille tunnustasid ka sisearhitektid preemia vääriliseks. See on Mart Kalmu artikkel, seal on ka suurendasid selle, mis Mart arvas, et see on tore mõte, see jalg sealt läbi ja selle eest võikski preemia anda. Insenerid ilmselt ei oleks andnud preemiat, sest need ikkagi kippusid nagu katki minema. Ja vist läksid, ma ise ei näinud õnneks, ma ei tahtnud vaadata seda telesaadet, aga et ka televiisori eetris olid läinud. Ja siis ma leidsin nüüd asju sobrades, leidsin ühe faksi jälle, kus on minu karm korraldus antud, et tehke nüüd midagi ja kui ei saa, et siis lõpetame ära. Jalaks otsustas, ei nad ikkagi tahavad ja nad hakkasid neid tegema klaasplastist, et oleks nii nagu oli mõeldud. Aga see on jälle nagu õppetund, et üritad üle kavaldada, aga alati ei õnnestu. Aga sisearhitektid petsid ära, nad andsid meile preemia. Teine pikaajaline side tekkis meile ettevõttega Tuulemaa, mis muutus pärast esimest tööd tihedaks koostööks 4-6 aastaks. Ja esimene ettevõte oli teha üks korralik mööbel. Me olime endast väga heal arvamusel. Loomulikult ainus koht, kus seda tol ajal sai pildistada, oli selle ühispanga katusel. Muidu ei oleks olnud see. See oli selles mõttes huvitav aeg, et kõik need tööd toimusid niimoodi, et sinu partner seal ettevõttes, seal ei olnud meeskonda. Seal oli üks mees, omanik. Tulemas seal oli 2 meest, üks luges raha, teine rääkis minuga. Ja erinevad ettevõttes igal pool omanikuga rääkisid ja tulles Soomest uskumatult kiiresti asjad liikusid. Otsused said kohe ära teha. Nüüd, kus see kavaldamise juurde jälle jõudsime, siis me tegime alguses sellise, seal me võtsime appi insenerid, aga seda pilti ma siia ei pannud, et see tuli nii tugev, et teisel üritusel sinna peale tõsteti väike Audi A4 või midagi. See kandis seda. See oli see sõnum, et enamus mööblit oli hirmus ligadi-logadi sel ajal. Aga siis paar aastat hiljem me ikkagi otsustasime seda asja ka kavaldada üle ja siis see siuke sama Jalaks ostis endale esimese toru laserpingi. Siis me mõtlesime välja sõlme, mis ühendas enda ära. Mina mõtlesin. Ja me saime ühe poldiga selle sõlme kinni. Kui sul oli siuke L-kujuline laud, neid sõlme oli seal 6. Ennem oli meil igas selles 2 plekitükist väänatud ja kokku keevitatud ja 6 polti. See kõik sai asendatud ühega 6 sõlme, 6 polti. See oli see koht, kuhu nüüd tuli hingede asemel nagu mõte suunata, et kuidas üle kavaldada, kuidas teha paremaid konstruktsioone, kuidas teha paremat sisu.
ja noh, see, mis seal väljas oli paljuski seesama, mis maailmas oli. Siis ühe tooliga meil oli juba läinud keeruliselt. Siis tulid kokopoisid meie juurde, nad olid pannud porgandid maja katusele ja noh, neil oli vilgas ettekujutusvõime. Siis nad tegid parlamenti sellist külaliste saali ja neil oli idee, et seal on 40 tooli, nende küljes on arvutid ja need kõik keerlevad. No üritasin neid ära ajada, ei, see on juba kokku lepitud, et noh, nüüd on vaja ainult teha. Ja siis me tegime siukse tooli, mis noh, üritas siis, oli üleni võrgust ja terasest ja pärast, kui see oli ponnistusel ära tehtud, siis me käisime sellega Kölni messil ja panime talle nimeks E1, noh nagu F1 ja E1. Ja tegelikult see idee oli, et see on see internetikiosk või noh, kui tahad lifti oodata, on ju istud ja vajutad sinna, aga tol hetkel see arusaam ärimudelitest oli nagu lahjem kui praegu, et see, et kui sa oled see mööbliettevõte või komponentide ettevõte, et siis nagu järsku arvuti ärisse üks toode teha, et see tegelikult nagu ei lenda hästi, eks. Aga keskuses on praegugi need toolid. Ja noh, selle ajastu veel üks näide, et kuidas tahtsid olla suurem kui oled, et siis Microlink tegi Vabariigi Valitsuse kabinetti, kus praegu näete neid pilte, seal on mingid fancy'd asjad, siis kui esimene nii-öelda võrguarvutid tulid, et valitsus oleks paperivaba, siis mina tegin sinna siis need, noh, selle alumise osasid arvutist, et näeks välja enam-vähem soliidne. Tulemaga sai igast ägedaid asju tehtud, ei saa siin kõigest rääkida, on ju. Aga see reaalsus oli ikkagi selline. Reaalsus selles mõttes, et kui me vaatasime Excelisse, et mida osteti, oli selline nagu siin vasakul. Reaalsus minu kabinetis paremal on selline nagu paremal täna. Ja seda mööblit tehti nii, et saepruplaat lõigati lahti ja selle siis sinna pandi lihtsalt lapakaga see jalg alla. Et sellest nagu odavamalt midagi teha oli võimetu. Ja Margusega, kes istub siin ees, Marguse ülesanne oli mulle, et teeme ühe odava ja hea mööbli. Ja ta ütles, et ma saan aru, et see on siuke ülesanne, et seda ei saa nagu laed, siin ei ole mingit glamuuri. Et noh, et otsi mõni tudeng, aga noh, nõusta. Aga mul see ülesanne ikkagi nagu tegelikult köitis mind. See oli seotud selle sama ülekavaldamisega ja see tegelikult õnnestus suurepäraselt. Ja kõige parem nagu näide sellest, esiteks ta möödus vist kohe müügis käibelt nendest mööblitest, mida ta justkui asendama pidi. Siiamaani pool Eestit on seda täis. Ja ta oli odav, hästi tehtud. Ja mingis mõttes on selle etapi lõpp. Ma leidsin ka sellest ajastust sellise mingid slaidipakist sellise noore vihase disaineri väited ajastu kohta, mis seisus on. Noh, seda peab lugema, et mitte Eesti disain, vaid Eesti tööstusdisain. Ja noh, nüüd me oleme siit 20 aastat edasi tulnud. Ja asjad, noh, märkime veel paremini vist. Kui eelmine oli idanemine, siis ja minu jaoks selle kroogiga sai see asi justkui valmis, siis järgmiseks etapi ma nimetasin võrsumiseks. Kui ma ennem, vahemärkusena ennem kirjutasin sinna alla, et mul oli Edinaga disainifirma Knock Design
Siis tegelikult oli siin ka, aga ma nüüd kirjutasin siia lihtsalt Edina ja Martin, enne kui poole pealt tuli ise asi. Knock Design on ilgelt nõme nimi. ja vigadest tuleb õppida, et siis sa noored mõtlesid, et paneks üks ägeda nime, et oleks rahvusvaheline, kus kasvaks ja siis sulgudega disain ja siis kõik jätsid sulud ära alati ja kirjutasid Knock büroo ja siis sulle tuldi öelda, see oli mingi koputusega, kopp oli midagi. Siis ma tegin kopiga koostööd ja siis oli täitsa sastis kõik. Ja see oli väga hea nagu lähtekoht selleks, et iseasil on normaalne nimi. Aga mis siis nagu nüüd muutus, et siis ehk vast tuli nagu seda enesekindlust nii palju ja tegelikult tuli tahtmine teha ikkagi neid nagu selliseid asju, mis need asjad ise on midagi väärt, need asjad ise kõnelevad enda eest, teha neid siin ja neid õnnestus ka siis nagu ideena edasi pakkuda ja Nils Holger Moormann on Saksa büroo, kes tootis ka pea 20 aastat seda nagi. Teiseks jõukseks näiteks on kus siis tehti kavand Tehnikaülikoolile, et seal ees võiks olla sellised mustast graniidist asjad ja siis pöörduti meie juurde, et disainige need, mis on disainid must graniitblokk, aga see tundus kuidagi võõras Tehnikaülikoolile. Ja siis on seal siiamaani sellised kummist kattega betoonpingid. Ja selle siukse vaheetapi võiks kokku võtta sellega, kus siis hakkas ise asi koos käima. Meiega liitusid Sven ja Bent ja meie esimeseks kliendiks ja seniseks kliendiks on Eksteri. Ja meie esimeseks tööks olid istmed, mida taheti, mis oli konkurss Helsingisse ja nüüd nad seal on. Terve Tallinn on neid täis. Ja see on ka näide sellest, kus see eesmärk oli selle lihtsusega tabada kogu selle toote võlu. Töö oli sammu võrra professionaalsem, aga valdavalt siis nüüd kas sel ajal me tegime ise või siis koostöös samuti jälle omanike ja juhtidega. Meeskonnad olid reeglina üliväiksed ja võib-olla asjad läksid ka seepärast kiiresti. Siia aega jäi ka majandus alguses tõus ja pärast langus. See oli ka põhjus, miks ise asi sai sündida, et lagunesid vanad sidemed ja tekkisid uued sidemed. Ja nüüd võib-olla jõuame siia kaasaega, kus ma arvan, et see suhe disaini on enda jaoks just oluliselt muutunud. Ütleme, see siuke selguse ihalus on endiselt alles, aga soov on võidelda millegi enamaga, otsida neid võimalusi, tabada seda uut maailma. Ja nüüd see, kui sa noore disaineri tundus, et maailm on kõik valmis, siis kui me vaatame seda, kus me täna elame, siis ma ei tea, see ruum siin oleks võinud samasugune näha välja 3 aastat tagasi. Kui ma sobrasin oma selles arhiivis, siis ma leidsin sealt siukse asja, maksekorralduste raamat, Eesti Energia. Need inimesed, kes siin on minust 5+ aastat nooremad, ei tea, mis asi see on, eks teised teavad. Sellega me käisime pangas. Siis pangas me maksime ära Eesti Energiale oma raha ja siis siia kleebiti see sisse, et sa oled maksnud. Aga see võtab kokku väga ilusti selle, et see digitaliseeruv ühiskond ju nagu puudus. Seda veel ei olnud. Natuke juba oli, eks. Aga see ei olnud jõudnud meie igapäevaellu. Ja nüüd, kui ta on siin kohal, meie kohal, on toonud meile meeletu juurdepääsetavuse igale poole, me elame ikkagi üsna samasugust elu ja maksame tohutut raha, tulu neile sinna. Selle eest, et see kõik hästi kiiresti toimub.
Aga see olukord on muutnud selle, et inimesed on hakanud uut moodi käituma. Ja need uued meievahelised suhted, uued käitumismudelid on tegelikult tekitanud olukorra, kus senine maailm on ka füüsiliselt paljuski iganenud. Ta ei vasta nendele käitumistavadele, mis on välja kujunenud. Ja see loob selle võimaluse, et me saame neid olukordi uuesti mõista, uuel moel mõista ja luua siis lihtsaid tooteid, mis sisaldavad endast teistsugust olemist. Ja seda nagu tajudes siis on väga jõuliselt siia meie tiimis ja loomulikult siis, kui see klient seda nagu näeb, usaldab ja lubab, uurimuslik pool, mis siis eelneb nendele lihtsatele tootetele, kus me püüame siis aru saada sellest uuest mõttest. Ja siin mõned näited, ega sul nagu ülesandena disainibüroosse tulla, keegi ütleb, mõtesta see olukord uuesti. Öeldakse väga lihtsalt, tumba. Ja kuidas sa teed ühe tumba? Tumba on täiesti mõttetu asi. Selles mõttes ta ei ole mõttetu, seal peal saab istuda, kui sa hakkad nagu tumbat disainima. Joonistad tumba, niisugused on olemas. Ja ega see on nagu hea näide sellest, et see arusaamine, meil päris ilus tumba oli juba. Aga seda, miks me seda teeme, seda ei olnud. Ja seda me kliendile, kelleks oli eksteri, ei osanud talle kuidagi seletada. Aga see mõte oli meil juba nii hea omast arust, et oli meil ka nagu juba penoplastist olemas üks ühele. Aga ikkagi nagu polnud, sest ta oli lihtsalt üks jonn. Ja siis me kasutasime seda penoplastist asja oma keskkonnas. Ja sel hetkel sai see mõte valmis. See penoplastist tumba äkki muutus mingiks selliseks asjaks, mida absoluutselt ei olnud. See nii-öelda pakendasime selle mõtte siis loovnurgaks. Kui me mõtleme, et nüüd meil on nagu lõputult koosolekuruume igas ettevõttes, mis on sisustatud ühe lauaga, mis paneb väga selgelt paika, mida seal tehakse, kuulatakse üle, kantakse ette, loetakse sõnu peale. Aga kui me koosoleku asemel tahame tegeleda koos tööga, siis see vajab hoopis teistsugust ruumi. See vajab ruumi, kus ei ole hierarhiat, kus kõik on võrdsed. Ja nüüd see loob situatsiooni, kus me saame luua asju, millel on uus tähendus. Nad tekitavad siukse vabama oleku, kus saab kergesti püsti. See on põhimõtteliselt põhineb, ta kiigub, põhineb sellel samal joonipunni või siis palli efektil, et palli peal ta teate on väga hea istuda. Ergonoomiline, palli peal on tegelikult väga halb istuda läbi sellest, ta on nii suur ja siis pärast seda palli peale kuhugi panna. Ta põhineb, tal on see sama palli istumine ja sellest on tehtud toode. Isegi ta ise ennast ei kõneleks, see tuleb nüüd panna kõnelema, aga see mõte on uus ja seal olemas. Ja need on nagu see lähenemine, mida me oma pikaajaliste klientidega, kelle käest oleme selle usalduse välja teeninud, üritame luua, et kuidas mõtestada neid olukordi, kuhu neid väga lihtsaid asju uuel moel luua. Eksteri, kes loob tänavamööblit, avaliku ruumi mööblit. Kui te mõtlete, et mis asi on pink ja kuidas pinki kasutatakse, siis pink pannakse kuhugi äärde, tee äärde, platsi äärde. Siis pingi peale minnakse puhkama. Hetkeks, kauemaks, pingi pealt saad vaadata. Pink on ühelt poolt juurde pääsetav. Ja see on olnud niimoodi paarsed aastat ilmselt. Nüüd me võime luua erinevaid pinke. Need on ikkagi mõeldud sinna äärde.
Ja kui me mõtleme nüüd, et aga missugused on need asjad, millel ei ole nime, aga mis lähevad peale, väljaku peale, platsi peale, mis on automaatselt igalt poolt juurde pääsetavad. See alguspunkt loob täiesti uusi võimalusi uuteks toodeteks. Ja see on selle tähenduse nihutamine, kuhu me püüdleme toodetega ja siis sealt edasi, et neid tooteid suudetaks ka niimoodi rakendada. Et ma ainult mööblit ei tee, siis ma panin siia mõne pildi veel lihtsalt, kus ma ei jõua neid lugusid kõik rääkida, aga siin oli üks selline atribuut, kus see ülesanne oli ka suht keeruline, et kuidas luua, see on taastusraviseade, kes siis on halvatutele inimestele, et kuidas see üks seade võiks olla selline, mis töötaks 2-aastasega kuni 18-aastasega. 18-aastane võib olla 2 meetrit. Ja see esialgu tundub võimatu, eks. Aga ja miks seda vaja on, et kui sa oled halvatud, aga sinu jalad ikkagi vajavad vereringet ja lihased toonust, et siis see automaat, mis on tark, ajab jalgu ringi ja saab aru, aga see on igatpidi sätitav ja reguleeritav, et kuidas erineva pikkusega siin need omad poisid mõõdavad, et kuidas ta töötaks. Või mõtlemine sellest, et milline näeb välja keris, mille sõnum ei ole see, et ta teeb kuuma sauna. Teeb pehmet sauna. Ja siit ma jõuan meie viimase 5. teemani, millele ma panin pealkirjaks mäng. Et millal on disain? Disain on meil siis, kui me seda mängu mängime, mille nimi on disain. Ja kus see mäng oluliseks muutub, et mida komplekssemaks see ülesanne läheb, seda enam vajab ta sekkumist, aga teda ei saa ka lahendada ette antud vormelitega, vaid iga ülesanne eeldab, et me loome uued mängureeglid. Nüüd sa lood uued mängureeglid selleks, et seda protsessi läbi viia, aga selle protsessi tulemuseks on muuta seda mängu, mida nemad mängivad. Mõista, et missuguste neile teada olematute reeglitega nad seda mängu mängivad ja siis püüda neid vormida ja kehastada ja vaadata, kas see mäng tuleb paremini välja. Oli selge seletus. Ja see on see koht, kus me selgelt oleme liikunud disaini strateegilisemale rakendamisele. Ma kirjutasin sinna ka muutuste juhtimine ja panin sinna küsimärgi, et neid muutusi täna me ei suuda juhtida. Ja kui kellelgi on küsimus, et kuna ma ütlesin, et 28 aastat olen disainer olnud, siis täpselt poole peal on ju. Et kuhu edasi, siis sinna võiks edasi minna, et neid keerukaid olukordi, nende muutusi juhtida. Ja siis näiteid. Ma loodan, et see ei ole nüüd Exteri mingi väga salajane dokument. Sinna oli kirjutatud, et see on 26. juunist, aga aastaarvu ei ole. Teised paberid olid üsna vanad seal kõrval. Aga meil on ettevõtteid, kellega me töötame 10+ aastat
ja mulle tundub, et see töö on mõlemaid pidi viljakas. Mis kui ma vaatan neid ettevõtteid, kellega ma olen töötanud niimoodi kuhugi poole projekti peale, siis ei saa öelda, et meie koostöö on viljakas, aga ega nad ka marjamaale ei ole jõudnud. Nüüd tuleme selle mängu ja meie jaoks muutuse juurde, et aastat vist 5 tagasi paluti mulle rääkida TEDxi üritusel. Ma rääkisin sellest, et kui oluline on lähteülesanne disainis. Tavapäraselt on see ülesanne püstitatud nii, et ta seda probleemi ei adu või keegi pole mõelnudki selle peale, ja siis võib teha ükstapuha kui head disaini, aga probleeme ta ei lahenda. Ja ma tõin näiteks seal selle, et arhitektid on 10+ aastat arutlenud, et kas sinna Liivalaia tänava otsa, et parem oleks nagu mitu torni või 1 torn või oleks niisugune müür, mis on nagu linnaehituslikult parem. Mitte keegi ei ole küsinud, et aga kuidas 800 inimest, kes riiki juhivad, peaks tööd tegema. See ei olnud nagu küsimus. Ja rääkisin oma jutu ära, see on 17 minutit seal visteks. Ja järgmine päev kutsuti välja. Marika Priske kutsus Sotsiaalministeeriumisse, pani mulle korruse plaani ette majast, mis sobib suurepäraselt Viru hotelliks. Ja küsis, tal oli 2 plaani. Üks oli see oli avatud ja teisel oli nende vahele oli joonistatud seinad. Ehk üks oli nagu kupeevagun ja teine oli platskaart. Ma vaatasin, kurb lugu on, et siin ei ole nagu vastus sellele küsimusele, kumb on parem, mõlemad on halvad. Ja siis ütles, ei, aga aita. Ma ütlesin, et okei, et räägime homme uuesti, et ma mõtlen, mis teha saab. Ja siis me viisime läbi 2 ministeeriumis uuringu, rääkisime inimestega, mõõtsime neid, kuidas nad nagu päriselt tööd teevad. Ja hakkasime ehitama sellist teaduslikult näivat skeemi, kuidas see ruumi kasutus on. Võrdlesime neid 2 ministeeriumi, saad aru, et nad töötavad täiesti erinevat moodi, inimeste arusaam organisatsioonist, kus nad töötavad, kultuurist on täiesti erinev, väärtustatakse täiesti erinevaid asju. Üks on tiimide ja projektipõhine, teisel on igaüks ja probleem on selles, et info ei liigu, teisel on igal ühel oma töö, see, et info ei liigu, see pole üldse tähtis. Ja kuidas me siis sealt, kas me tegime niisuguse visandi, et kuidas see sama siis võiks olla. Ja see ei ole nüüd nagu, see oli minu niisugune kokkupuude siis esimene niinimetatud tegevuspõhise kontoriga, kus siis ruumi kasutamine lähtub sellest, et mida sul on vaja, mitte et igal ühel on oma laud. Siis me lõime sellise visiooni, et kuidas siis seda ruumi võiks rakendada. See nüüd päris sellisena käiku ei läinud, sest sellele ideele pärast järgnes riigihange, millel on omad huvid ja eeskirjad, on ju, ja kuhu kõik laavad pidi olema ühesugused, on ju, ja siis ei saanudki nagu seda ideed teha nii hästi kui. Aga siin oli küsimus, et kuidas me saame seda nii-öelda päästa nii palju, kui saab. Nüüd mõeldes, et kui palju, siis pidi sinna minema 4 ministeeriumi, mõeldes, kui palju ministeeriume seal nüüd juba koos on. See tähendab seda, et selle mitu aastat, 4 aastat või ka oli kasutusest olnud, kogu aeg muutuses. Ehk me peame tegelikult mõtlema sellele, et mis on see paindlikkus, mida sellised funktsionaalsed keskkonnad nagu tööruumid peaksid võimaldama. Ja siit on saanud alguse meie selline uus töösuund, kus me alguses üritasime läbi viia ainult seda uuringut, mis oleks siis nagu lähteülesanne sisearhitektidele.
aga tänaseks me oleme jõudnud arusaamisele, et sellest on vähe, sest kui see maha kukub, kes seda edasi kannab ja täna me teeme neid sisearhitektuurseid projekte töökeskkondadele ka ise. Ja mida see nagu idees kannab, on see, et see muutumine sellest tänasest olukorrast sellele, mis tuleb, ei hakka mitte siis, kui kontor on valmis ja inimesed kolivad sisse ja hakkavad uutmoodi elama, vaid see muutus hakkab siis, kui me hakkame neid töötajaid uurima, neid kaasates ja kogu aeg kaasas hoides ja neid uusi võimalusi prototüpeerides. Et siis on võimalik see muutus vast sujuvalt ellu viia. Ja komplekssed probleemid, kui sa pead 800 inimest analüüsima ja otsima sealt mustreid, siis see on niisugune tüüpiline hetk, kus valitseb nõutus disainibüroos. Nüüd me oleme kõik kokku kogunud ja mis me nüüd ütleme neile. Aga sa piisavalt palju seal arutad, räägid ja analüüsid ja siis hakkab see muster sealt välja joonistuma ja joonistama peab endiselt. Nüüd mängud, et selleks, et inimesi kaasata, saab neid erineval moel nii-öelda ka mängima kutsuma, kõige lihtsamad on sellised lauamängud, on ju teed mingeid erinevaid stsenaariume või kollaaže nendega ja mängid läbi tulevikku. On olnud ka selliseid füüsilisemaid mänge. Siin üks ministeerium kõikide osakondade juhid mängivad läbi oma võimusuhteid füüsiliselt üksteisega. See on mäng, mida me kutsume väga aeglane tango. Et see käib niimoodi, et kui mina olen siin ja Sven, minu partner, istub seal, ütleb, et meie see vaheline suhe ise siis näeb selline välja, mina seisan, tema istub, selline distants on. Nüüd Margus, kes on ka meie klient täna, peaks nüüd siin ruumis võtma sellise positsiooni, mis väljendaks tema suhet minusse ja samal ajal ka Svenisse. Siis kuhu see Margus läheks? Istuks seal. Nüüd on minu kord öelda, et kuidas mina tunnen nüüd selle dünaamika osas ja nüüd mina võib-olla läheks kuhugi teise kohta. Ja nüüd me paluks Aavel sealt eksterist valida oma positsioon ja siis küsin, et kuhu Sven läheb, rohkem Aave poole või Marguse poole. Et oleks nagu veel keerulisem, siis me mõtlesime välja erineva pundi, tegelikult me ei mõelnud seda kõik ise välja, me olime kuulnud sõpradelt, Norra disaineritelt, aga mõtlesime edasi. Erineva kimbu, erinevaid nööri ja köise ja tamiile ja neil kõigil oli oma tähendus, et nad siis pidid, kes kellega siis nagu suhtes on. Nad nii-öelda tekkis siuke ämblikuvõrk. See mõte oli tegelikult selles ja lubadus, et ei ole mõtet teil joonistada enne uue maja ehituskonkursi klotsidest struktuure, mis on organisatsiooni struktuur, vaid mängime selle läbi. Aga nüüd, kui me seal muudame, siis räägime, et kuidas ma tunnen, et miks ma nii teen, mida see tähendab. Ja see jääks meile kõik see kogemusse. Aga vigadest tuleb õppida, hea plaan, neid tuli kokku umbes 40. Sealt tuli nagu suur segadus ja pärast tuli pahandus, miks me oleme nii tähtsate inimeste aega raisanud. Aga me vormisime selle disaineritena siukseks dokumendiks, see on viimane lehekülg, see oli kõik 40 suhet lahti joonistatud ja siis ütlesime, et see on see alus, millele saab ehitada selle uue hoone. Kuidas külalised suhtlevad kellega, kuidas see majas peaks nagu rakenduma. Et selline näide disainimängudest.
siin on lihtsalt üks pilt, ma ütlesin, et me tegeleme nüüd ka sisearhitektuuri, kuna Edina on sisearhitekt, siis siia liikumine oli meile ühelt poolt lihtne ja teiselt poolt loogiline. Aga mis see asi nüüd nagu see pilt see meie käest nagu kokku joonistab, et ühtaegu me uurime, kuidas selles keerukas süsteemis inimesed mängivad seda mängu, mille nimi on töö, kuidas organisatsioonid püüavad ohjata seda mängu. Ja teiselt poolt on meil partnerid, kellega koos meil on võimalus luua ja vormida neid uusi käitumisi uuteks asjadeks, mis siis seda uut käitumist toetaks ja võimendaks ja siis saab siuke ilus ring praegu kokku. Et siin on ka näide, kuidas idee natukene areneb tee käigus, et see ei tule meil klõpsust, vaid võtab natuke aega. Ja kõik need viimane pool, et need on kõik kollektiivsed tööd, et siin on need üksinda ei tee mina enam midagi. Aga aitäh!